Tere! Tervist! Täna ilusal päikesepaistelisel juulikuu päeval meil on plaanis rääkida surmast ja enesetappudest. Jah. Ja see on üks teema, mis on nii tabuks tehtud. No jah, kuigi elu osa, et on üks loomulik elu osa, eks? Sünnist tundub nagu loomulik rääkida, surmast tundub tabu. Jah, just kui me oleksime nagu surematud. Aga ma arvan, et enamjaolt me ikkagi arvame, et see nii ongi. Vist on, jah. Et ikkagi lükkame asju homsesse või järgmisesse aastasse või ilusamasse ilma või... Ja vaata, kui palju on, miks me seda üldse hakkasime mõtlema, et võiks sellest rääkida, eks oli see, et inimesed väga paljud kardavad surma. Jah. Et mida nad päriselt siis kardavad? Surma? No pigem nad kardavad seda elamata jäänud elu, ma arvan. Sest surm tuleb, see on nagu ainukene asi, mis on nagu päris kindel. Me sureme kõik. No ei ole nagu, ma ei ole ühtegi näinud, kes nagu elaks 1000 aastaseks. Äkki see on uskumus? Jah. Et tõesti, et me ei ole surematud. See on üks kindlamaid asju päriselt peale sündi. Ja kui üldse midagi kindlat siin elus on, siis see on kindel. Et mida sa siis nagu kardad sellest? Mis tuleb niikuinii? Ja nagu sa ütlesid, et enamus inimesi ütlevad, et ma ootan pensionini ja lükkan edasi kogu aeg oma elu ja me päriselt ei ela ju oma elu siis, on ju? Ja just. Ma isegi mäletan kunagi, ma arvan, ma olin suht noor, et kui ma mõtlesin, et ma kannatan selle aja ära ja siis, kui ma pensionile jään, siis ma hakkan elama. Jaa, see on nii paljudel selline jutt. Ja siis ma ei mäleta, kuna palju sellest aega mööda läks, nagu päriselt või? Et siis nii kaua, kui oled terve, siis sa nagu ei ela ja siis, kui kõik kondid on haiged ja oled vana, et siis hakkad hirmsasti elama ja reisid ringi ja teed pulli ja... Aga see on küll huvitav uskumus, et peale seda, nagu kui sa pensionile jääd, siis kui paljud, ma arvan, et kuskil 45-50-selt hakkavad ikkagi inimesed rääkima seda, et saaks juba pensionile, võt siis käiks ja reisiks ringi. Ja mina kohan neid inimesi väga palju ja siis, kui nad lõpuks pensionile jäävad, siis nad ei jää pensionile. Sellepärast nad ei oska kodus olla. Või siis on teine variant, nad jäävad pensionile ja nad jäävad väga haigeks. Sest nad on lihtsalt terve eluaeg rüganud. Ja ei ole üldse oma kehast hoolitsenud, iseendast hoolitsenud ja siis tekib see pingelangus ja korras. Siis tulevad igasugused hädad ja haigused. Ja siis tulevad need pärilikud mingid teemad sealt suguvõsast ka kaasa, eks ju. Et jah, mina arvan, et me otseselt ei karda surma, me kardame seda valu, mis kaasneb surmaga. Aga mis ei pea ju kaasnema sellega. On ju. Ja siis mina arvan seda, et kui inimene elab oma elu ikkagi täiel rinnal, niimoodi, et ta oma elu lõpus, kui ta enda elul tagasi vaatab, siis ta on rahul. No nii võiks olla, jah. On ju. Et tal on kõik tehtud siin. Tal on suhted head oma lähedastega, oma lastega, oma lastelastega, eks ju. Ta on tõeliselt nautinud seda, mis tal siin on olnud. On tänulik selle eest ja ta on nagu õnnelik olnud, siis inimesed ei karda surma. No jaa, eks ma arvangi, et laste elud on nagu mingis mõttes tagajärg, et sa näed, kui nendel on nagu hästi, siis ei ole nagu põhjust karta. Minu arust põhiasi, mida inimesed elu lõpul kahetsevad, on see, et nendel on halvad suhted oma lastega. Ja siis see hoiab neid siin lõpuni kinni ja vaevlemas ja kannatamas, eks ju. Ja samas mõni inimene võib surra nii, et ta tegeleb oma igapäevaste asjadega ja ühel hetkel istub lihtsalt maha ja sureb ära. Ja see surm on väga rahulik, eks ju. Et ei pea ju alati tulema kaasa sinna kannatused. Ma ikkagi arvan, et see inimesed ikkagi üldjuhul arvavad, et nad ei sure mitte vanadusse, vaid nad surevad haigustesse või õnnestustesse ja kuna need on valulikult tõenäoliselt, et siis on see surm nagu siuke valulik ja siis sealt tuleb rohkem seda hirmu peale. Nojah, aga samas vaata see nagu ei tea kunagi, millal see surm saabub, eks ju.
et minul on viimasel ajal olnud, mul alles nüüdki nädal aega tagasi tuli jälle üks teade, et üks inimene lihtsalt suri 3 nädalaga ära. Ja mul on see siis olnud 2 aasta jooksul juba 5 inimene. Päris palju, eks? Ja enamasti nad on ikkagi noored inimesed olnud. Et sa ei tea mitte kunagi, millal see hetk ju tuleb, eks? Et kaua sa lükkad oma elu siis edasi? No mul on ikkagi plaan, et ma olen poole peale alles. Eks ju, ja mul on ka see, ma arvan, et enamuses on ikkagi see plaan, et mul on vähemalt pool veel ees, on ju, kui mitte rohkem. Mingis mõttes on see nagu väga positiivne, et ma elan kaua, mingis mõttes jälle, kurat, seal võib olla jälle ka see, et mul on pool elu veel ees, et siis saab ju nagu mingid asja hakata siis nagu homsesse lükkama. Et seal võib olla, ma arvan, et 2 poolt võib olla. Eks me mingil määral midagi ikka lükkame edasi ka, eks ju, aga ma mõtlen, et ikkagi kui sul on nagu vähegi mingisuguseid väljundeid siin elus midagi ära teha, siis ikka peaks sellest kinni haarama ja tõesti nagu tegema seda. See ei tähenda seda, et sa peaksid nüüd iga tund jälle välja mõtlema midagi ekstreemset, on ju, vaid lihtsalt, et sa nagu naudid ka seda mollutamist, mis on ka väga oluline. No jah, aga vaata, me oleme nõukaaja inimesed, meil on ikkagi arvatud, et ikka produktiivne peab olema. No jah, saaks üle. Võiks saada. Võiks üle saada sellest. Et nagu mul oli siin see, ma ei tea, kas ma eelmine kord rääkisin, nagu see haigus, kui mul see operatsioon oli, et enne seda ju rääkisin ka pikalt, et tahaks lihtsalt olla, mitte midagi teha. Ja nüüd peale operatsiooni öeldi arsti poolt, et ole 2 nädalat lihtsalt niisama, ära pinguta. Nädalaga oli väga ebamugav. No just, ongi, seda peab õppima. Ja see on väga oluline, kui sa selle ära õpid, siis sa võid hakata seda nautima päriselt. Võiks olla jah, et kogu aeg genereerid. No ongi jah, sest päriselt nendes olemise hetkedes tulevad kõige paremad ideed tavaliselt. Mitte siis, kui sa kogu aeg tegutsed ja oled kuskil. Peab tegemise pealt, jah. Et ja ma arvan, et pigem me ei karda surma, vaid me kardame seda, et me ei ole elanud seda elu sellisel viisil, nagu me siia tulles tahtsime teha. Me oleme raisanud seda aega siin. Lõpus võib-olla isegi see, et lõpus kardame seda kahetsust, mis ei tegema. Jah, kusjuures see on, mina olen oma vanaemaga rääkinud. Tema suri 94, ta hakkas surma ootama 20 aastat ennem. Ja siis, kui ta lõpuks, ta oli hästi õnnetu, et surm teda ka ei taha. Siis me ikka rääkisime tema viimastel aastatel, kui ta elas, tema nooruspõlvest ja üldse tema elust. Ta oli väga raske elu, sõjaaegne inimene, eks ju. Ja siis ta rääkis ka seda, et tal ei olegi oma elu olnud. Et ta on elanud terve oma elu tööl käimiseks ja laste ja lastelaste kasvatamiseks. Ja 20 aastat siis surma ootamist veel. Ja siis lisaks on, inimesel kaob ära nagu see mingi point või mõte siin on. Aga siis, kui sa seda nii väga ootad, ega ta siis ju ei tule, eks ju. Ma ei mäleta, et mu vanema oleks kunagi üldse käinud kuskil kontserdit. Vene ajal muidugi võib-olla, ma ei tea, kas oligi nii palju neid, aga ikkagi oli võimalus meelelahutusi küll ju käia ju päriselt. Kinod olid, teatrid olid, eks ju. Ta ei teinud seda. Ta ei lubanud endale isegi häid asju. Kõik jagas ära lastele. Et vaata selle, mida sõda teeb inimesega, eks. Et jah, ja siis tema ega tal ei ka väga head suhted mingis mõttes nagu tekib see, et oledki siukse nagu kardinaal, ikka väga raske nagu kogemuse nagu üle elanud, et võiks nagu tekkida hoopis pigem see mingi tänutunne, et pekki, nüüd see jama asi on nüüd möödas. No ma ei tea, vaata, sõda, jumal tänatud, et me ei ole seda kogenud, eks ju. Meil ei ole, ma arvan, halli aimugi sellest, mida see võib inimesega teha. Et see on ikka väga traumaatiline. Pluss veel, tal oli veel lapse surm, eks ju, 3-aastaselt. Laps suri ja leinata ju ei olnud aega, eks. Ja õdede vendade seal elud ja kõik ema ja isa, eks ju, et kõik see oli ikka väga-väga raske aeg. Me ei kujuta seda ette ja annaks jumal, et me ei saakski seda ette kujutada, sest ma arvan, et see on üks hullemaid asju,
mis saab olla. Et jah, aga noh, tänu sellele, et nemad olid meie elameks. Ja. Aga nüüd edasi, no kuidas üldse surmaga on olnud kogemusi elus? Ma olen elus avastanud, et elu hoiab mind selle koha pealt pigem. Ma mõtlen üldse, nagu oled sul palju nagu, on sul lähedasi surnud, on sul matustel käinud palju? No, õnneks viimastel aastatel mitte väga. Väga, aga just jah see, et eks ole siin hüpatud madalasse vette pea ees ja avarii teinud või autoga teelt väljas. Ma loodan, et kogemata ikkagi nagu hüppasid pea ees. Teadmatuses, et vesi madal on. Just. Ja siis siin 6 aastat tagasi sai autoga teelt välja sõidetud 130-ga, nii et ei juhtunud endal ega autol, isegi auto jäi terveks. Ja siis sul on päris lähedalt läinud ikka ju isiklikult. Selles suhtes küll, jah. Et sealt tuleb mul ikka aeg-ajalt, siis kui hakkab nagu asjadest kõrini saama, siis no kurat, elu ikka, tal on mingisugused muud plaanid, et on mind nagu nii mitu korda nagu väga õnnelikult ära hoidnud. Sa oled ikka hoitud siis, jah. Et ju siin mingi asi on veel tegemata. Järelikult. No mul ei ole isiklikult olnud nagu selliseid juhtumeid, kus nagu surm oleks nii lähedalt mööda läinud, aga mul on lähedasi hästi palju lähedasi inimesi on ära surnud. Ja ma mäletan esimest matust. Ma olin 9-aastane, kui mu ema parima sõbranna poeg, kes oli minuga ühe vanune, mängisime koos. Suri verevähki. Ja siis see juba pani mind väga palju mõtlema surma peale, et mis see üldse on ja noh, peale seda kohe tuli minu isa surm ja siis tuli minu ema õe poja surm, 30-aastane ja temaga me kasvasime koos üles. Ja siis vanemad vanaisad, eks ju, noh, vanaema läks mul kõige viimasena, aga ta mattis siis oma teise lapseks, kes suri vähki, Siis on mul sõbrannade mehi on siin enesetappu teinud. Ma olen väga palju oma elus matustel käinud. Et selles mõttes on mul hästi palju olnud surmaga kokku puutunud. Pole minu need tutvusringkond ka nüüd päris surematu olnud, aga mina, kui ma niimoodi tagasi mõtlen, siis ikkagi enamus siukesi, kus nagu pidevalt juhtus, see oli pigem siis, kui ma olin siuke 5, 6, 7, 8, 9. Siis peale seda nagu, ma ei tea, kas mingi põlvkond nagu läks eest ära või peale seda on neid nagu vähemaks jäänud, või no ikkagi suht vähe. Ma ei tea, et mitte, et ma selle üle nüüd mõtleks, et mul on nüüd nagu vähe neid, et võiks rohkem olla, aga mitte selle koha pealt, aga ma arvan, et mingil hetkel saab see nagu ring täis, kus hakkab jälle pihta. Just. No mingis vanuses kindlasti. Aga mul oli 1 aasta selline, kus nagu ma käisin 5 matusel järjest. Ja 3 tükki nendest olid minu lähedased inimesed ja 2 olid siis sõbrannade seal ja tuttavad. Ja siis ma mõtlesin küll juba, et sellest on saamas minu normaalsus. Noh, seda kui sa ju nii tihedalt käid, eks ju, matustel, siis on selline tunne, et huvitav, kes on järgmine. Sa oled matustel kokku, eks ju, ja siis hakkavad inimesed juba arutama oma vahel, et huvitav, kelle matustel me järgmisel oleme. Aga nagu kõrini ei saanud, mõtleks, et äkki ei lähe või? Kuidas? Nagu, et äkki ei oleks läinud, et kui neid... No ei, seal ei ole, see, noh, ei saa nagu, kuidas sa ei lähe oma... No jah, ma mõtlen, et lähedased... No lähedased sõbranna mehe surm, kellega me väga nagu tihedalt läbi käisime, et noh, ei saa see... No see need, jah. Et see ikkagi, noh, peab... No jaa, et ma olen kuidagi väga palju surmaga... Ma olen väga palju saanud surma peale mõelda. Ja ühel hetkel ma otsustasin, et ma tahan elada nii, et kui mina suren, siis ma olen kõik siin elus ära teinud, mida ma olen tahtnud. Ja ma tahan, et mul oleks head suhted lastega, et mul oleks kõik öeldud.
et see on hästi oluline minu jaoks. Ja praegusel hetkel ma võin vabalt öelda, et ma võin homme päeva ära surra. Ma ei kahetseks midagi. Selles mõttes, ma ei tea, ma arvan, et elama peakski niimoodi, et ma olen valmis iga hetk surema. Sest see surm on nii meil kogu aeg siin silme ees ju. Ja. Aga ma ei ole seda nagu niimoodi mõelnud, päris tegelikult huvitav, et neid küsimusi võiks vahest küsida. Et kui kohal ma oma elus praegu hetkel olen, eks ju. Et ma arvan ise, et see surm on mingi ühest olekust teise minek lihtsalt. See on nagu, me ju ei tea sellest, mis juhtub peale seda, eks. No üks asi on see, mida osad inimesed siin kirjeldavad, eks ju, olles seal koomas on ju. Aga me ju ei tea seda ka, mis see kooma endast üldse kujutab, eks ju. Järelikult mingi ajuosa ikkagi töötab, on ju. Et kas see nüüd on tõepärane, et nad lähevad kuskile sinna, ma ei tea, teise dimensiooni või maailma või kuskil sinna üles ja valguse kätte, eks ju, et see kõik on ju mingisugune fiktsioon, eks ju. Jah, kokkuts... tore oleks loota, et see nii on, eks ju. Energia, kuidas see on, et ei tule ega ei lähe, vaid lihtsalt muutub. Jah, muutub kogu aeg. Et ega meil ei ole, ma arvan, õrna ettekujutust sellest, mida tähendab see energia muutumine, sest teise olekusse, eks ju. Võime midagi aimata. Aga samas ma arvan, et midagi ikkagi nagu jääb. Ja eks siis ole näha. Jah. Igatahes, kui minu ema ära suris, mina tegin temaga lepingu. Suusõnalise. Ma ütlesin, et tead ema. Kui sina nüüd ära sured, ta oli voodihaige juba olnud siis 8 kuud. Ta oli üsna lähedal seal. Siis ma ütlesin talle, et saada mulle siis märk. Et sinuga on kõik hästi. Mingi kokkulepet oli ka mingi märk või? Ei. Lihtsalt ütlesin, et anna mulle märku ükskõik millisel viisil. Ja ma leinasingi teda pool aastat peale tema surma oma unedes. Ja ta tuli väga füüsilisel moel minu juurde. Et see oli hästi selline huvitav, kuidas ta käis minu juures tervendamas mind. Mul pojaema ikka käis ikka päris pikalt mul. Nüüd siis midagi on ikka, on ju? Et jah, ta tuli veel, mul oli niisugused, kui nüüd nagu, ma natuke ma räägin sellest, mul oli nii, et ta tuli mulle näkku ja siis ma ütlesin, et sa ei saa olla ju, et ma tean, et sa oled surnud. Ja siis sinna süseesse tuli mingisugune variant tekkis, et ta tegelikult ei surnud. Mingisugused siuksed teemad tulid. Ja ma arvan, et ma olen siukest erinevad variatsioone, aga 3-4 korda näinud siukene nägusid. Need on hästi siuksed füüsilised, eks ju? Jah. Nagu oleks päris, eks? Nagu päris, jah. Mul oli ka hästi sellised... aga mul oli isegi nii, et märksin unenäost üles, siis oli tuba, oli jääkülm ja siukene auru tuli ja siis ma teadsin, et seal keegi vaatab mind, et vähe kõhe oli küll, aga... Siukest seost... Aga samas ma nagu kohe mõtlesin, et see on mu ema ja siis ma nagu harjusin sellega mingi hetk ära isegi, et ta käis mind seal kallistamas öösiti ja paisus hoidmas. Et kui meil elu ajal ei olnud temaga väga lähedasi suhteid, siis peale tema surma me saime väga lähedaseks. Ja miks siis mitte, eks ju? Aga suitsiid on ka üks teema, mis on tabuks tehtud, on ju. Ma arvan, et see suitsiidi teema on olnud ajast aega selle religiooni mingi teema, eks ju. Miks see on nagu patuks tehtud? Jah, tõenäoliselt seal mingid suure surmailmuga inimesed on seda nagu kuidagi hakanud, ma ei tea. Ma isegi võib-olla ei tea, mis on selle kiriku eesmärk olnud, et miks on tehtud nii nagu selliseks taunitavaks asjaks. Aga ma ei tea, vaata nüüd, kui me süsteemsest plaanist räägime, eks ju. Et sa ütlesid ka, et sul on olnud neid... Ja selle sinu postituse peale, siis mul nagu tulid need mõtted. Mul on ka, eks ju, olnud ikka päris nagu mitu aastat neid enesetapu mõtteid alates seal puberteedist, on ju.
kuni siis ma arvan mingi 38. aastani, kui ma otsustasin, et ei, mina neid antidepressante ei söö, eks ju, et ma saan ise sellega hakkama. Ja vaata siis süsteemis öeldakse, et suitsiid või siis enesetapp ei ole kunagi ühekordne. Et ta nagu, kui teda ära ei lahendata, seda algpõhjust, siis ta läheb edasi seal järglastele, eks ju. Ja minu arust seda võib ka täiesti kontrollida, kui sa vaatad nagu oma seda suguvõsa ajalugu, eks ju, et mis seal siis toimunud on ja kuidas on siis käinud need depressioonid ja kõik sellised asjad seal, eks ju. Ja aga mis mõttes ära lahendada? No suitsiid on tulnud suguvõssa mingisuguse sellise olukorra puhul, mis on olnud väga raske ja mida ei ole suudetud nüüd selle konkreetse inimese poolt oma sisemuses ära lahendada. Järelikult see on olnud emotsionaalselt nii raske, et ta ei ole näinud mitte mingit muud väljapääsu. Ja see ei ole vale. Ainult. Kui nüüd inimesed on teinud selle suitsiidi, selle teo tabuks, siis need, kes siis see pinge jääb üles siin. Siis on need nagu need lähedased, kes selle inimesel on olnud. Jah. Et kui seda tema tegu ei tunnistata ja ei nõustuta sellega, siis tema saatusega ja tema valikutega ei nõustuta, eks ju. No seal on see hirm taga, et nüüd ta on põrgus, on ju. No see on see ikkagi see religioon on siin taga hästi palju siin ajalooliselt, on ju. Et kui sa teed enesetapu, siis sa lähed põrgusse, eks, ja siis sa keed seal katlas. Ja. Eks ju. Aga järelikult on olnud seal mingi selline olukord, kus on inimesel olnud emotsionaalselt lihtsalt nii raske, et ta ei tule toime sellega. Ja siis on see kuidagi nagu selline väljapääsuks kujunenud, eks ju. Ja see jääb ju siia suguvõsa mällu. Ja järgnevad põlvkonnad, kes seda siis leinamata leina hakkavad endas läbi tegema, eks ju. Siis sõltuvalt siis sellest inimese närvisüsteemist, kui palju ta siis suudab kannatada, siis see jääb sinna nagu, seal alateadvuses on olemas see väljund. Keegi lahendas meie suguvõsas selle probleemi nii, sest nii oli lihtsam. Järelikult see on variant ja siis see võib korduda. Ja. Nüüd minu isa tegi ka enesetapu. Ja mina ühel hetkel otsustasin, et ei, ma ei anna alla. Et ma ei lähe seda sama teed pidi. Et ma tegelen sellega. Kui siis on vaja, siis ma tegelen sellega. Sellel hetkel ma muidugi ei teadnud veel, mis endaga kaasa toob. No nagu ikka, eks ju. Anname endale mingisuguseid lubadusi ja siis pärast oleme sellega. Ja no pikk jutt, eks ju. Ma olen sulle sellest rääkinud, aga ma arvan, ma vist päris põhjalikult sellest täna siin ei räägi, aga ma räägin niimoodi lühidalt, et see päädis sellega, et mu poeg tõi selle väga esile, eks. Ja mul oli vahepeal väga suur hirm, et tema hüppab kuskilt alla. Sest ta rääkis mulle siis päris tihti sellest, kuidas ta juba planeerib seda. Et tal teatud põhjustel siis tekkis ravimisõltuvus ja see oli päris hull asi. Ja siis ma leinasin põhimõtteliselt aasta aega oma poega. Sest ma ei teadnud kunagi, millal see võib juhtuda. Aga ma olin nagu mingil hetkel üsna kindel, et see võib juhtuda. Ja siis oli päris keeruline, sest mu poeg elab ju Eestis ja mina elan siin. Ja nüüd, et teda toetada ja sealt selle bensodiazepiinidest siis maha saada, eks ju, ma käisin üle nädala Eestis, et temaga koos olla. Ja siis nädal aega oli tema isa temaga koos, eks ju. Ja siis terve see nädal aega ma mõtlesin, et põhimõtteliselt sa ikkagi hakkad lugema tunde, eks ju. Sa oled kogu aeg seal sees. Ja närvisüsteem on ikka sellises kohas, et see absoluutselt kõik ajab sind endast välja. No, kõik ajab nutuma. No, arvat on. Et ma ikka roomusin mööda põrandaid. Ma ikka täitsa nagu, see oli hull asi. Lembitu võib sulle sellest rääkida, ta oli nii mures mu pärast. Et isegi ühel hetkel ütles, et tead, et kogu see olukord, see on nagu nii raske, tema jaoks ka, et tal on tunne, et me võime ühel hetkel ka laiali minna selle pärast. Et, et see oli nagu nii crazy värk, eks ju.
aga müts maha tema eest, päriselt oli nagu nii kannatlik, et ta selle kõik minuga koos läbi tegi. Aga ma mõtlen nüüd nagu, et nagu kuidas see nagu pojale on ja mingis mõttes, kas see siis kas sellel on siis nagu mingisugune seos, et nagu sealt, et kui isa sul nagu siis... No vaata, kui minu isa enesetappu tegi, siis ta oli hästi vägivaldne inimene. Ja vägivaldsus, ma arvan, tuligi, kui ma nüüd hiljem olen hakanud tema seda ajalugu üldse uurima ja tema suguvõsa uurima, mis seal siis toimus ja miks need asjad üldse niimoodi läksid. No siis oli meeletult raske, mis nendega toimus, eks ju, sõja ajal. Oli soomlased, eks ju, nendelt võeti kõik majad ära, kõik lapsed, kes neil olid, näiteks mu vanaemaal ja vanaisal oli siis 8 last, 2 nendest küll suri, aga ülejäänud kõik lapsed anti eraldi lastekodudesse. Ja mu isa lapsendati siis, kui ta oli 6-aastane, täiesti võõrasse perekonda, kuigi ta ootas oma vanemaid järgi, eks ju. Et väga, väga raske aeg oli ikkagi ja mu tädid ja kõik need olid kuskil laagrites, töölaagrites, kuskil vaata Kloogal oli mingi laager, eks. Ja siis neid pagendati igale poole, keegi neid ei tahtnud, hingeri soomlased, eks ju, soomlased ei tahtnud neid, venelased neid ei tahtnud, siis solgutati. Nad siis käisid seal kuskil Venemaa taganurkades, pagendati sinna, siis nad tulid tagasi, siis ühel hetkel soomlased jälle kutsusid neid tagasi, siis jälle venelased tahtsid neid tagasi. Nendel oli nagu kogu aeg siuke ebakindel ja kaootiline elu, eks ju. Kunagi ei teadnud, mis järgmiseks juhtub. Et väga-väga raske, eks ju. Ja arvatavasti siis selle emotsiooniga lihtsalt ei tuldud toime seal. Ja siis minu isa, alkohol. Ja siis, kuna ta töötas veel ka sellises kohas nagu mingi sõjatehas, kus tegi neid sõjarelvi tellimuste peale, vaata Venemaalt tuli tellimus, eks ju, ja siis tema siis valmistas neid relvi seal tehases. Ja piiritus ja amfetamiin olid väga kättesaadavad asjad seal, sest amfetamiin hoidis sind erksana, aga nende töö oli 24/7. Nad ei saanud puhata. Nädal aega järjest tegid oma tellimused ära ja siis peale seda oli mingiks ajaks puhkus. Et nad siis tarbisid seal aineid. Arva ära, eks ju. Ja teatavasti amfetamiin teeb inimesed agressiivseks. Ja sõjatööstuses kasutati amfetamiini väga palju sellel ajal. Et teine maailmasõda öeldakse, et oli amfetamiinisõda. Ja mitte ainult venelastel, vaid ka sakslastel ja ameeriklastel. Sõduritele söödeti seda sisse, sest see tegi agressiivseks ja võttis hirmu ära ja hoidis neid üleval. Eks ole. No nii. Aga siis, kui mu isa suri, siis kuna ta oli selline, ei olnud just kõige meeldivam inimene, siis mu ema keelas ära teda üldse leinata. Ja keelas ära teda üldse meenutada ja teda oma isaks kutsuda. Et ma pidin ta ära unustama. Aga ma olin 9-aastane siis. Ja loomulikult siis, okei, siis nii läks, eks ju. Ja ma ei tegelenud sellega üldiselt. Ja mul oli endal ka etteheide oma isale päris suur, eks ju. Eks see etteheide on pigem siin nagu mõistuse tasandil, et eks teadvuses lapse viha, eks ju, samamoodi, eks ju. Ja ega ma sellega väga ei tahtnud sinna vaadata ja nagu nii, kui keegi ei taha kuhugi vaadata, siis vaatab sinna keegi teine, eks ju. Ja siis see läks minu pojale siis väga nagu ehedal moel ja väga peegelpildis. Et mu poeg oli lõpetamas kooli, kutsekooli ja tal oli vaja teha lõputöö. Ja ta ütles, et ta lihtsalt ei suuda, et ta on nagu see nii suur see ärevus tuleb, et tervele sellele auditooriumile nagu siis rääkida, eks ju, oma seda lõputööd seal, et tal on vaja mingit ravimit või mingit, isaga ta siis seal otsustasid, on ju, isa viis ta kuskile psühhiaatri juurde ja see muidugi kirjutas talle bensodiazepiine kohe. Aga bensodiazepiinid on hullemad kui amfetamiin. Sest kui amfetamiin tekitab psühholoogilist sõltuvust, siis bensodiazepiinid tekitavad mõlemad nii psühholoogilist kui füsioloogilist. Ja sellest on palju raskem maha tulla kui amfetamiinist. Aga vaata, kui ma nagu kuulan selles suhtes nagu
pojal tekkis siis põhimõtteliselt täpselt samal nagu isegi põhjused tekkisid, temal kooliga, isal seal töö kaudu, mingid raskused, mis nagu vedasid päris... No ma räägin, see on nagu täitsa peegelpildis. Ma oma pojaga siis olin ju väga palju koos peale seda ja me rääkisime päris palju ja siis ta ütles, et see on nagu tema jaoks, ta ise veel nagu muigas, et tema jaoks on terve eluaeg olnud kõige suurem hirm see, et ta jääb millestki sõltuvusse. Ta ei ole kunagi tarbinud alkoholi, ta ei suitseta, eks ju. Et ta on selline hästi tagasihoidlik ja endast tõmbunud poiss on ju olnud. Ja hästi selline korralik ka veel peale selle, ta ei ole ka tüdrukutega asju, ta ei pidutse ega mitte midagi, eks ju. Et ja siis niimoodi sükke saatuse irooni, eks ju. Ja ükskord, kui me seal, me tegelesime siis, kui me ükskord juba teada sain, milles asi on, sest ega ma ju ei teadnud alguses, mis tal on. Et ta oli hakanud kohe seda, ma arvan, et see oli see lorazepam, mis talle välja kirjutati, ta hakkas seda igapäevaselt võtma, aga seda ei tohi võtta iga päev, aga ta oli 18-19 on ju. Ja kui arst oli seleta seda, et kuule, seda võetakse ainult korra, eks ju, mingisuguse aja tagant. Tal tekkis mingi ärevus tekib nii kohe. Aga see esmane tunne, kui sa selle sisse võtad, siis see toimib nagu narkootikum ju. Sul tekib siuke hea tunne, eks. Ja siis ta arvas, et mida hekki. Ja hakkas seda ikka korralikult manustama, eks ju, iga päev. Aga sellest tuleb sõltuvus juba 2 nädalaga. Ja siis sa hakkad tõstma doose ju. Sellepärast, et sul keha nõuab rohkem. Ja siis tekivad võrdlusnähud, kui sa ei tõsta doosi. Läheb hullemaks. Ja siis, me ei saanud ju keegi aru, milles on asi, eks ju. Ta hakkas nägema hallutsinatsioone, ta ei suutnud enam toast välja minna, ta ei suutnud enam silmi lahti hoida, sest et kogu aeg on nii valge ja nii ere, et silmad valutavad. Siis ta rääkis mulle, et tal on selline tunne, et teda tahetakse tema nahast välja tõmmata kogu aeg, et keegi on, kes tahab teda kogu aeg välja tõmmata tema nahast. Siis tal oli siuke tunne, et tal nagu nahk põleks kogu aeg. Või et sisikond põleb. Siis tal tekkis siuke rahutud, et siuke asi nagu akatiisia on olemas, eks ju. Need ravimid tekitavad siukest, et sa ei suuda istuda ühe koha peal, kogu aeg peab liikuma, sest muidu tekib meeletu siuke rahutus. Tal oli tohutult igasuguseid oireid seal, me enam nagu kõik ei mäletagi, see oli lihtsalt, see oli crazy värk. Ja siis ainuke variant, mida mina oskasin siis nagu soovitada, oli see, et peab psühhiaatriailvasse minema, eks ju. Poisil on mingi tõsine haigus tekkinud, on ju. Ja viisime siis sinna ja seal esimesed päevad ta oli seal siis olnud, kui ta kirjutas mulle, et jess, mul on kõik hästi, mina jumala rõõmus emana, eks ju. Poiss terveks sai ravimi peale endale ja kahtlustati skisofreeniat. Jumal tänatud, et seda ravimit veel peale ei pandud talle, eks ju. Mul muidugi täiesti paanika osakond, ma mõtlesin, et meil ei ole mitte kellegi. Ma küll ei tea, et oleks nagu skisofreeniat meie suguses. See peab küll nüüd täiesti nagu tühjast kohast tulema, et kuidas see võimalik üldse on, eks ju. Ja siis ta oli siis seal 1,5 kuud. Ja kui ta lõpuks sealt välja saadi, siis temaga ei osatud mitte midagi peale hakata. See ravimi kogus oli tõusnud 3-kordseks tal. Psühholoog, kes seal haiglas selles osakonnas oli 25-aastane noor naine, oli talle öelnud, et ära mõtle üle. Ära muretse nii palju. See oli tema sõnum. Kui mul poeg läks abi küsima, et kuule, et midagi on väga valesti. Et see ei ole normaalne, eks ju. Mul läheb aina hullemaks, korraks läheb heaks. Ja siis mingi aja pärast, mingi 2-3 päeva pärast on vaja jälle tõsta doosi, et see ei ole normaalne ju. Selle peale ütleb psühholoog, et ära muretse nii palju. Siis ta sai sealt haiglast välja, arst ütles mulle, et tuli kokku konsiilium, 6 arsti, õde, arsti, psühholoog, kõik tulid sinna kokku, siis nad, poeg oli rääkinud minust, et ma tegelen siis hingamisteraapiaga, eks ju. Ja siis kogu see konsiilium vaatas mulle otsa, nüüd on ema teie kord. Teie ju tegelete hingamisega, väikse irooniaga, eks ju. Ja ma olin üsna nõutuma, et okei. Nad ei osanud enam midagi teha, eks.
ma ütlesin, et teate, et mul on tunne, et tal on sõltuvus. No see eitati maha. Ei, sükest asja ei saa olla. Millest te räägite, te olete segipeasta. Te ei tea üldse nendest ravimitest mitte midagi. No täitsa selline hoiak oli, et no nii rumalat inimest pole ammu kuulnud. Mis sõltuvus, nalja teete? Ei, siin ei saa midagi sellist olla. Need ravimid ei tekita sõltuvust. Selline jutt oli. Siis ma tõin ta siia Soome. Ja ta oli mul siin Soomes 6 aega. Ja ühel hetkel ta mõtles, et ta enam ei taha neid süüa. Et ta jätab ära päeva pealt. Benzodiazepiine ei tohi jätta päeva pealt ära. Keerad ära. Ja siis ta oli mul krampides köögipõrandal maas ja ma ei saanud aru, mis toimub. Kutsusin kiirabi. Kiirabi tuli kohale. Ma tõin ravimid välja ja siis vaatasid 2 tükki naine mees olid, vaatasid seda ravimi karpe seal, et seda okei, benzodiazepiinid. Ja siis ma kuulsin esimest korda seda sõna. Guugeldasin seda ja hakkasin uurima, millega on tegu. Ja siis sealt hakkas siis see asi nagu välja kerima ennast. Siis hakkas mul poeg uurima seda, millega on tegu. Soomes ei kirjutata neid ravimeid välja tavainimestele. Äärmisel juhul kirjutatakse, üldiselt narkomaanidele kirjutatakse neid. Et Eestis tehakse selliseid asju ja väga kergekäeliselt. Arva ära, ma olin ikka väga kuri. Arvata on. Ma olin väga kuri nende arstide peale. Siiamaani olen kusjuures. Nad on täiesti vastutustundetud ja päriselt ei tea, millega nad tegelevad. Ja siis, asi läks ikka nii hulluks, siis ta viidi haiglasse ja toodi sealt tagasi ja Soome arstid, vaata, kuna ta ei ela siin Soomes, eks ju, siis anti talle mingisugused uued kergemad ravimid, mis justkui oleks pidanud leevendama seda, aga ei leevendanud üldse. Ja siis, kuna ma uurisin seda asja, siis ma sain aru, et sealt esiteks ei tohi neid kohe päeva pealt ära jätta, et sa pead hakkama vähehaaval vähendama. Ja iga kord, kui sa vähendad ja see vähendamine oli meil siis, ma ostsin isegi kaalu nagu narkomaanidel ja noa, et seda väikest tabletti siis teha, ma ei mäleta, kas see oli 5 või, isegi 6 vist tegime, mingi üliväikese tibakese, võtsime iga päev vähemaks sealt ja iga kord tekkisid meeletud võõrutusnähud, isegi selle väikese osa peale. Mingisugune 3-4 päeva peale seda oli meeletud võõrutusnähud. Aga siis, ja lõpuks siis me läksime Tallinnasse tagasi ja siis ta ütles mulle ühel hetkel, et tead ema, et ma ei jaksa enam. Ja siis ta rääkis mulle, kuidas ta on nagu juba välja mõelnud, et ta läheb kuskile kõrgele seal maja otsa ja kukub alla sealt. Sest et kui ma peaks terve elu elama sellise tundega, nagu ma praegu elanud, siis ma ei vali seda. Et, ja sellel hetkel ma sain aru, et ma nagu hakkasin mõistma seda enesetappu, miks inimesed võivad teha sükest asja. Ja vaata, kui siin praegu maailmas ringi vaatad, kui paljud kuulsused on läinud üledoosiga. Või teinud enesetappu. Ja kui paljud neist on saanud selliseid ravimeid. Tohutult. Et see on lihtsalt midagi käsitlematut minu arust. Mul on ka need mingi aja tagant on üks neid olnud, neid enesetapu või suitsiidseid mõtteid, siis ega ma niimoodi mõeldes, mul oli see sama, et see kuidagi tundus, et kurat, ma ei viitsi enam nagu sellega, nende asjadega tegeleda, mis mu elus on. Võt see on selline, et see on nagu, see on natuke teistmoodi, eks ju. Ei, seda küll, jah. Ma ei viitsi tegeleda nende tunnetega, sest see on raske, eks ju. Aga kui sul on nagu selline füüsiline sõltuvus, see on midagi muud, sellepärast, et sul ei jää mitte midagi üle. Sa pead sellega lihtsalt olema, eks ju, ja siis sa pead sealt ja see tahtejõud peab olema meeletu, et sealt välja tulla päriselt. Arvata on, jah. See on meeletu ma olen nii uhke tema üle. Ta suutis seda teha, ma ütlesin talle iga päev, sa suudad seda. See on teist varianti ei ole lihtsalt. Kaua see siis nagu kestis? Aasta aega tuli maha. Aasta?
ja peale seda veel aasta aega taastus. Sest see teeb su ajuga täiesti midagi hullu. Et nüüd on ma nägin teda 3 nädalat tagasi ja ta ütles, et tal ei ole enam neid mõtteid, et ta on ka heas kohas. Heas kohas võrreldes sellega, mis oli, eks ju. Et ja see oli hästi huvitav, et ma ei ole talle ka tema vanaisast väga palju rääkinud. Ta küll on teadnud, et vanaisa tegi enesetappu, aga ma ei ole väga nagu rääkinud talle sellest. Ja siis ta ühel hetkel vaatas mulle lihtsalt otsa ja küsis, et tema, kas vanaisa tarbis veel midagi peale alkoholi. Ja ma mõtlesin talle, et kus sa tead, kuidas see võimalik on, et sa siukest asja küsid mu käest. Huvitav, jah. Ja siis mõtlesin, et jah, tarbis küll. Ja ta ei ütelgi mulle rohkem mitte midagi, ta lihtsalt vaatas mulle otsa ja oligi kõik. See mitte ühtegi sõna ei tulnud. Ma rääkisin talle, et vanaisa tarbis amfetamiini. Ja see oli nagu nii kõnekas, kuidas see kõik toimus, et kuidas ta nagu tuli selle küsimuse peale üldse, eks ju. Ja. Huvitav. Ja siis ma tegin konstellatsioonitöö selle peale, sest ma käisin siis samal ajal konstellatsioonikoolis. Ma läksin kooli ja õpetaja vaatas mulle otsa. Ma ei tea, kas sa mäletad seda aega. Üldiselt ma olin suht nagu täbaras olukorras sellel ajal. Et ma ei tundnud ennast kõige paremini ja ma arvan, ma ei näinud ka kõige tervislikum välja siis. Võib-olla ma oskasin mingitel hetkedel hästi veita, aga... ma ei teadnud, milline sa varem välja nägid. Ja. Võtta, siis õpetaja vaatas mulle otsa, et Heidi, sina täna siit ära ei lähe enne, kui ma sulle töö teen. Ta ütles, et ma lihtsalt ei lase sind ära siit. Ja siis ta tegi mulle selle töö ja see oli üks võimsamaid töid üldse. Ja siis ma sain pihta sellele kõigele. Et üks asi on see, et sa saad oma peas aru. Aga teine asi on see, et sul jõuab see siia. Ja võt see on see, mis teeb muutuse. Just. Ja peale seda veel paar päeva hiljem ma läksin toetama teisi. Ja siis algallikale sinna oma siis hingamiskooli, eks ju, toetama siis seda ühte gruppi seal, kes õppisid. Ja siis läksin jälle sinna oma õpetaja juurde ja õpetaja ütles, et sina küll täna kedagi ei toeta. Sa lähed otse joone teistega koos hingama. Ja siis ma hingasin seal seda tund aega ja ma tõesti tegelesin selle leinaprotsessiga ja ma niimoodi ulgusin seal ja siis ma lõpuks enam ei saanud mida või keda ma leinan, kas ma leinan oma poega või leinan oma isa. Ja siis ma lõpuks saingi aru, et päriselt minu seest tuleb välja see minu isa lein, mida ma ei ole saanud mitte kunagi leinata. Ja ma tegin selle hingamise ära. Ma märkasin järgmine päev üles ja mul oli kõik kadunud. Nagu poleks olnudki midagi. Ma isegi mõtlesin oma pojale, ma mõtlesin, et okei, kui ta seda valib, ma nõustun siis sellega. Ma ei võitle enam sellega. Minu sees oli täielik rahu. Ja peale seda hakkas mul pojal väga hästi minema. Peale seda tööd kuskil 6 aega hiljem poeg viskas, ma ei tea, palju seda tablette järgi oli tal jäänud, veel pool vist oli jäänud järgi veel. Ja ta viskas selle potist alla. Ütles, et ma enam ei ole nõus seda tegema. Olgu see nii raske kui tahes. Et ma lihtsalt ei ole nõus enam ühtegi tabletti võtma. Õnneks seda oli nii vähe alles jäänud, et siis ta tuli sellest... Pooled alles ei olnud ju vähe siis? Võib-olla oli vähem natuke nagu pool. Aga ikkagi... Ta oli juba siis mingisugune aasta aega juba tegelenud selle maha tulemisega. No täpselt nüüd ei mäleta seda kogust, aga ta ütles, et ma lihtsalt enam ei jaksa, et nüüd on kõik. Ta kuskilt sai nagu selle jõu ja viskas selle WC-potist alla lihtsalt, et tulgu mis tuleb, ma lihtsalt teen selle läbi ja ta tegi selle läbi. Ja huvitaval kombel nagu see ei olnud nii hull kui need eelnevad korrad. Et võt selline lugu ja see on ehe näide sellest, kuidas kandub edasi järgnevatele. Keegi teeb selle lihtsalt ära ja kui sina seda ei tee, siis teeb keegi seda sinu eest. Jah. Et see on jah, aga lihtsalt nagu läbi laste on see väga-väga valus kogemine. Arvata on, muidugi. Ja päris hull. See oli üks hull kogemine, ja ega tead, ma ütlen ausalt,
see valu ja see emotsioon, seda ei ole kerge läbi teha. Ilmselgelt ei ole. Ilmselgelt muidugi. Aga see on seda väärt päriselt. Sest ma loodan, et ma sellega lõpetasin mingi peatükki siin oma suguvõsas ära. Vähemalt praegu küll tundub nii, et kuidagi kõik läheb nagu väga-väga hästi ja paremuse poole. No aga kui mõnel inimesel nagu tekib siuke mõte, et või tuleb selle, et äkki kuulab nüüd, ma ei tea, kuulab meie podcasti ja siis tekib ka kurat, et ega minul siukest asja ei ole. Võib-olla te ei teagi sellest. Ei pruugigi teada, aga mina ka ei teadnud. Nii kaua, kuni see sul lihtsalt silme ees ei ole, aga sa ei teagi, et see niimoodi üleval võib olla. Ma mõtlen, et äkki on mingisugune leinamata lein kuskil üleval, et ta tahaks näiteks seda igaks juks kas vaadata või ära lahendada, kas siis seda on... No ma arvan, et vaata, konstellatsioon on, ta tegeleb nagu ikkagi hetke probleemiga, eks ju. Et sul ei ole vaja hakata kaevama seda, mida hetkel ei ole, eks. Aga kui see pinnale tõuseb, siis kindlasti. No meil on siin need erinevad konstellatsiooni töödel tulnud kas või mu enda puhulgi, kus tuled siin täiesti mingi nii-öelda lambi teema peal ja siis tuleb hoopis midagi muud sealt üles. Tavaliselt alati tuleb mingeid üllatusi, eks. No vaata, see eneseareng on ka niiviisi, et me ju arvame, et ma pean ära tegema mingi sellise asja, see, mis minu mõistus praegu arvab, on ju. Aga alateadvus ei pruugi üldse seda arvata. Mõistusel ei pruugi, ta ei pruugi vale olla. See asi ongi vaja ära teha, aga alateadvusel on vaja teha mitu sammu, et see lõpuni et sa saaksid seda teha seal punktis. Ennem seda on vaja teha sealt eest ära koristada midagi veel, on ju. Et sa ei saa üle hüpata mingit asjade. Et siis see jõuabki nagu mingis mõttes... Siis see jõuab kehasse sul lõpuks, jah. Sest ühel hetkel sa leiad selle tõelise selle pointi, on ju, või selle iva seal sees, millest see algus on saanud üldse, on ju. Aga ennem seda sul on seal mingid pahna ees, eks. Et ka see on vaja ära lahendada, et sealt ei pruugi tulla kohe see sama lahendus, mida sa ootad, eks ju. Minu arust konstellatsiooni tulles võikski igasugused ootused nagu ukse taha jätta. Sest sa ei saa mitte kunagi konstellatsioonis just täpselt seda, mida sa tahad. Kui nüüd konstellaari just täpselt ei tee nii, et nüüd pane oma isa ja ema siia ja nüüd ütleme lahenduslaused, eks ju. Nii võib ka teha ilmselgelt. No jaa, aga kui sul mis mõttes, et kui sul nagu üldse mingisuguseid ootused ei ole, siis ei ole sul ka probleemi nii-öelda, mida lahendama tulla. Ei, selles mõttes, et kui sul on ikkagi probleem, on ju, siis ära sea neid ootuseid, et see nüüd laheneb just täpselt nii, nagu mina tahan. Selles suhtes, jah. Kuigi vaata küsitluse käigus me ju selgitame ka, et mis see parim lõpptulemus selle hetkel on, eks ju. Ja kui see tema jaoks see lõpptulemus on midagi sellist, mida mina saan aru, et ma ei saa seda sulle anda kahjuks praegu, eks ju. Et see on liiga suur ootus. Ma tahan, et järgmise konstellatsiooni töö tagajärel ma oleksin elu lõpuni õnnelik. Eks ju, ma ei saa seda vastutust võtta, eks ju. Et ma saan vastutada selle eest, mida mina oskan. Ja ma annan alati nagu kliendile tagasi tema vastutuse, sellepärast, et mina ei saa võtta vastutust sinu eest, et nüüd tänasest päevast oled sa õnnelik. Pärast sa tuled ja hakkad kompleinima mul sinna, et kuule lubasid ju. Ma ju maksin, eks ju. Või siis, et tuleb keegi ja ütleb, et ma tahaks, et kui ma nüüd koju lähen, siis mul oleks teistsugune mees seal kodus, on ju. Come on, ma ei saa seda teha, see ei ole võimalik ju. Et see konstellatsiooni töö siin muudaks minu mehe ära. Kuidas see võimalik on? No ei saa ju nii. Ei saa muidugi. Või et mu laps käitub nii, ma tahan, et ta käituks teistmoodi. Aga ärge vaadake mind, vaadake teda, eks. See ei ole võimalik. Et alati, kui sa tuled konstellatsiooni, siis see töö käib läbi sinu. Sa vaatad nagu oma vaatenurgast seda asja, eks. Ma arvan, et ikkagi, me oleme küll rääkinud sellest palju, aga ikkagi arvatakse, et muudetakse ikkagi teisi inimesi. Ja isegi on terapeute, kes endiselt seda arvavad, et see võiks nii olla. Kõige lihtsam ju see, et
kui sa tahad, et peeglis naerataks, sa pead ise naeratama. Ja see ei jõua kõigile kohale päriselt. Ikkagi arvatakse, et konstellatsioon midagi sellist müstilist asja, mis muudab nagu kõik, no peale minu enda, kõik teised muudab ära. Ja siis mul on hea ja mugav elada. Ei ole, see nii ei käi. Et ikka jah, et ikka ise ei peaks midagi tegema. Mingis mõttes. No sellepärast, et ma olen ju nii pritšom ju. Ja. Tema ju käitub halvasti. Noh, et inimesed ei saa päriselt sellest peegeldusest või sellest oma elu loomisest aru, et sa ju ise lood, sa ju ise valid neid mehi, eks ju. Sa ju ise kasvatad oma last. Kuidas sa siis, kui laps kasvab sinu keskkonnas, imab kõike, mida sina talle räägid, mida sa oled, mida sa tunned, eks ju. Kus see laps siis, ta ju võtab sinult seda ju. Kus ta mujalt võtab seda? Mitte kuskilt mujalt, eks ju, sinult võtab. Kuidas sina siis ei ole seotud sellega, eks? No. Ja, ikkagi ma arvan, kõige lihtsam. Läheb peegli ette, vaatad, kas peegel naeratab. Kui peeglist peegelpilt ei naerata, konstellöör sellisel juhul ei aita. Läheb peegli ees ise naeratada, peegelpilt naeratab. No võt, mõistusega inimesed võib-olla isegi saavad sellest aru, aga jällegi, et see jõuaks kuskile kehasse. Mul läheb kaua aega. Võib-olla mõni ei saagi lõpuni aru. No eks muidugi teemad on erinevad, et kellel mis asi nagu elus eks ise mõtled siiamaani. Kuigi ma arvasin juba, kui ma peale esimest teraapiat, ma arvasin poole aastaga ma olen juba kõik terveks saanud. Muidugi, no mul on sama olnud, ega ma arvan, et see on ka normaalne, kui inimesed hakkavad sellega tegelema, et siis nad juba mingisugused asjad lahendavad ära ja siis mõtlevad, ma olen mäel. Aga noh, ei ole päris nii, sellepärast, et meil on ikkagi seal olnud nii palju asju. Ja mõnes mõttes ikkagi, me oleme tõenäoliselt sellest ka rääkinud, aga et kui enam ei ole midagi lahendada, siis vist on, siis on nagu kõik. No, ma ausalt ütlen, ma nüüd ei, no ka siis seda vähemaks, seda lahendamise asja sul jääb ju iseenesest. No sellest lõpuks, sest noh, ma ei tunne praegu, et mul oleks mingit sellist teemat, mida peaks minema lahendama. Varasemalt oli, ma oleks võinud neid töid teha, ma ei tea kui palju, eks ju. Aga praegu mul ei ole isegi nagu vajadust. Noh, kui sul on nagu kõik hästi, see ei lähe ju lihtsalt sonkima ju midagi, on ju. Ei ole ju vaja, eks. Aga kui mingisugune probleem peaks tulema, ilmselgelt ma läheks ja vaataks seda, on ju. Üldse nagu midagi nagu ei tunne. Mul ei ole praegu sellist teemat, mida vaadata, mis oleks nagu selline, et ma ei saa sellega nagu hakkama või nii, eks ju. Et ma saan nagu üsna paljude asjadega juba ise hakkama. No see ongi see enese nagu mõte ju päriselt, et ma saan niivõrd palju tööriistu, mida hakata ise kasutama ise enda elus, on ju. Et noh, näiteks see hingamine, see on nii elementaarne asi nagu iga asja puhul. Noh, ma kasutasin, ma arvan, et kui ma ei oleks selleks ajaks õppinud juba hingamisterapeudiks, ma ei oleks tulnud toime nende emotsioonidega, mis minu sees olid. Sest kuna ma oskasin hingamisse minna, kui tuli väga suur emotsioon ja ma ei keelanud endale ühtegi tunnet. Ma nagu päriselt ka ei keelanud seda. Siis ma lihtsalt läksingi sinna hingamisse ja ma tegin selle lihtsalt jälle läbi, eks ju. Kuigi ta hakkab nagu lainetama niimoodi, eks. Tuleb see hästi suur emotsioon, sa teed selle läbi, rahunemine ja siis tuleb uus. Tead, see on nagu see psühhedeelne laine, eks ju, tekib. Ära räägi sellest. No on lihtsalt see võrdluseks on ju. Et kui sa ikkagi oled selles emotsioonilaines ja seda on nii palju su sees, siis on jube hea, kui sul on tööriistad, mida kasutada. See aitas mind väga palju. Nagu väga palju. Ja noh, tänaseks mind ei aja nagu kõik asjad enam nutma nii viisiks, et ma olen nagu selle läbi teinud. Nagu siis oli küll, no ükskõik mida sa panid seal, natukenegi midagi kurb juba tuli. Nagu. No see oli lihtsalt hämmastav, et Lembituga vaatas mind kõrvalt. Issand, vaesekene. Et see oli päris keeruline on neid tundeid läbi teha, aga no see on seda väärt. Ma arvan ka. See on seda väärt ja eriti kui sul on veel toetus ka, siis tasub. See on ikkagi mingis mõttes
on see nagu siuke peale pikka kuiva siukene vihmasahmakas, see teeb, pärast on päris hea värske. Kuigi jah, vahepeal on küll selline tunne, et ma enam jaksa. Aga noh, siis eladki nagu hetk korraga ja mõtledki, et nii, et see möödub kõik. See kõik möödub ühel hetkel. Siis ta toob sind hästi kohale, sa oled hästi kohal. Sa tead, et see laine läks praegu mööda, aga see tuleb tagasi. Ma naudin praegu seda hetke, kus kõik on nagu okei. Et noh, mitte nüüd sellel hetkel nüüd ülihästi, vaid lihtsalt praegusel hetkel on okei. Ja siis tuleb uus ja siis jälle, et see on töö ikkagi iseendaga hästi suur. Ja ma saan aru, miks inimesed seda tahavad vältida. Noh, tahaks ju niimoodi, et ma ei peaks sellega tegelema, jube lihtne oleks nii. No jah. Et ei peaks selle leinaga tegelema, et ei peaks oma tundeid seal tundma, eks ju. Noh, palju lihtsam on mitte seda teha. Aga no paraku me ei tervene nii, kui me seda ei tee läbi. Kahjuks küll, jah. Aga see ei tähenda seda, et kõigil peab olema nii ränk, nagu päriselt ei pea. Lihtsalt mul on väga ekstreemne, mul on üldse elus väga ekstreemsed juhtumid olnud. Sellepärast sa täna nii hea koha peal oledki, sa oled seda... Ma olen seda meeletult läbi teinud. Sa jama pidanud helpima nii palju, et... No võtta näiteks, kui ma seal Laia Hoškal käisin 16 korda, ma käinud, eks ju. Ma tõesti, ma kõik need korrad ainult nutsin. Ja siis mul oli juba lõpuks selline tunne, ma nagu nutan terve oma suguvõsa kurbust välja. Nagu, et see oli nagu nii valdav asi, nagu ma olin nagu tõesti nagu see piripill seal Vene multikas vaatas terve see 6 tundi kogu aeg, et seda vaata kui palju seda kurbust mul oli jah vahepeal juba oli selline tunne, et ma nagu nutan kellegi teise eest, vaat siis ma veel ei teadnud konstellatsiooni, eks ju. Nüüd ma tagantjärgi, kui ma olen mõtlema hakanud, et see polegi kuulunud mulle, eks ju. Ma võib-olla tegingi läbi seal oma esiemade kurbust, eks ju. No aga seal oli ka väga palju minu enda kurbust, on ju. Et no see oli kõik miksitud seal segamini, eks ju. Et see, ja see oli jube vabastav. Absoluutselt. Et iga kord, kui nagu jälle seal nutsid, siis pärast seda oli jube ja kerge olla. No. Ja, ma mäletan enda puhulgi, kui veel minu elus nutmine oli tabu, siis peale seda, kui see enam tabu ei olnud, et oli ikka mõnus tunne küll peale seda, kui sai ühe pillimise maha tõmmatud. No ongi jah, see ikkagi puhastab keha, öeldakse ju, et päriselt nutmine on keha puhastust. Me oleme ju 75% vesi. Ja vanasti egiptlased ütlesid, et pisarad on mürgised. Ja siis nad korjasid pisaraid, et mürgitada oma vaenlasi. Võt, polegi kuuld sihukest. Egiptuse vaaroid, nende uskumus oli see, et kõik see, mis su sealt pisaratena välja tuli see mürk seal sinu seest välja, eks ju, kõik need kinnihoitud emotsioonid ja kõik, mis seal on, eks ju, tunded ja no võt. Seal võib isegi mingis mõttes oma tõde olla. See on loogiline, on ju. Sest tõesti, kui sa ikka ühe korraliku peatäie ära nutad, siis peale seda on kuidagi palju selgem olla, palju lihtsam. Raputad oma põlved puhtuks, lähed edasi, on ju. Mis me võime nüüd elus edasi teha, eks? Et see on oluline, see on kehapuhastus viis. Ma ei tea, miks see nii kuidagi halvaks on tehtud. No, mina ei tea, jah. Huvitav on ju, seda seostatakse enesehaletsusega vist või manipulatsiooniga. No ma arvan, et see on jälle see sõjaaeg. Sa ei tohi sõjas, seal nüüd hakata sõja ajal nutma. No polnud aegagi, jah. No kuigi ma arvan, et eks nad seal ikka nutsid ka. No tõenäoliselt, aga ka ikkagi pigem, et ole emotsionaalselt tugev ja pea vastu. Ja nutmine tähendab nõrkust, eks ju. No ma saan aru, et meestele, aga miks naistel on? No eks naised olid ka, vaata, mehed läksid sõtta, eks naised pididki tugevad olema, no mida sa nutad seal. Mingi laps suri ära, aga mul on veel 7 tükki, on ju. Ja võib-olla veel kuskilt sealt tuli ka veel, et nii kui sa jälle seda tundsid, siis et mis asja sa hulutasin, jah, mine edasi, et jätsin vaja tööd ära teha, eks ju, teisi lapsi kasvatada, et ei olnudki aega seda tunnet tunda seal ja nutta.
no vot, selline värk. Nüüd ma rääkisin oma kogemusest siis. Jah, päris huvitava pöörde võttis. Ma ei oleks isegi osanud oodata, et me kuidagi no millegi pärast ma teadsin, et me ühel hetkel nagu sellest peaks rääkima. Me oleme seda rääkinud, et aga ma pole nagu eriti nagu olnud valmis just sellest niivõrd palju rääkima veel. No, kuigi praegu oli ka siuke lühidalt, aga ma loodan, et jõudis kohale, et see on ikkagi suht siuke ränk asi, et jah, ärge laske oma lastele välja kirjutada igasuguseid ravimeid, uurige kõigepealt, millega tegu on, sest väga kergekäeliselt tänapäeval ikkagi väga kergekäeliselt. Ja tahad, et lapsed oleksid õnnelikud, siis ole ise õnnelik. Jah, good point, just. Lapsed tahavad, et vanemad oleks õnnelikud, siis tahavad nemad ka õnnelikud olla. Just. See on nii ilus lõpp praegu. Aitäh sulle. Parn. Aga ilusad suve teile. Ja kohtume järgmisel korral. Ciao.